lähtekohaks oli ikkagi see maailm, mis meie ümber polariseerub. Ja kohati on muutunud puberteediealiseks. Ma elan selles maailmas ja tunnetan kodaniku ja kunstnikuna neid paineid ja neid tõukureid, mis tahavad mind tõugata tegema miskit valikut. Ja need valikudki mu ees tunduvad äärmuslikena ja polariseeritutena. Üks lugu, mille abil sellisest maailmast kõnelda, on muidugi Shakespeare'i Romeo ja Julia. Tehnoloogia mõjutab meid igapäevaselt, päris iga tund, iga hetk. See arvutimaailm, ta tõlgib maailma bittideks ja paneb uuesti illusiooni kokku. See on kahendsüsteem, jah või ei, must või valge. Aga päris maailmas on ka hommik ja õhtu, aoaeg, eha, hoit. Neid varjundeid on rohkem kui lihtsalt jah või ei. Puberteedieas inimeste maailm on must-valge, sellepärast ma ütlengi, et maailm on muutunud puberteediealiseks. Ja ka Romeo ja Julia kohta võib öelda, et nad on puberteediealised, rumalad, mitte välja arenenud isiksused. Nad teotsevad mingite kirgede, mingite tungide ajal. Aga kui ümberringi vaadata, siis tundub, et seda täiskasvanud inimest jääb aina vähemaks. Selles loos me oleme tõstnud Montekide ja Capuletide omavahelise arvete õiendamise esmakohale. Mõnes mõttes ohverdanud isegi selle Romeo ja Julia armastuse loo, mis on nii-öelda teisel plaanil. Ja see ohvri teema tõuseb esile. Ma Romeo ja Julia peale mõeldes leidsin ühe sideme munk Lorenzoga, kes selles loos sellise liimi või mördina toimetab ja ulatab noortele hädaolukorras abikäe. See abikäe ulatamine on inimlik loomus. Tundub, et see on väga enesestmõistetav. Aga maailmas ei ole midagi enesestmõistetavat. Ja antud loos abikäe ulatamine toob kaasa 4 laipa. Miks on nii, et taha tead, välja tuleb nagu alati. Kui vaadata seda lavasse, see lava ongi nagu moelava, nagu catwalk, millele ilmuvad tegelaskujud, kes kannavad endaga oma raskeid või kergemaid valikuid nagu disainerirüüd. Et publik moodustab ka osaliselt seda lava, sest üks hulk vaatlejaid näeb teisi hulka vaatlejaid ja näitlejad tegutsevad nende vaatlejate sees. Mulle tundus see oluline. Kui vaadata nüüd seda arvutimängu maailma, näiteks mõni multiplayer mäng, kus eri rühmad mingil arvutimängu võistlusel eri ekraanide taga, nad on jaotatud rühmadesse, nad on eri kohtades ruumis, nad saavad kokku ja selles loos, selles nii-öelda siis arvutimängu või siis lavavõitluses. Et seesama printsiip on rakendatud siin Romeo ja Julia puhul. Vaataja otsene kogemus sõltub sellest, kus kohas ta istub, mis on silmanurgas, mida ta näeb lähemalt, mida ta näeb kaugemalt, kuidas mõjutab teda valgusrežii, kuidas mõjutab teda ruum. See kõik mõjub ja mõjutab seda vaataja kogemust. Aga mulle praegu tundub, et vaadates arvutimängude maailma ja vaadates teatrimaailma, siis mõlemal maailmal on vastastikku ühtist õppida.
arvutimängude maailm on lame. Otseselt jah-ei süsteemis. mulle tundub, et arvutimängudel on teatrist õppida võib-olla emotsionaalset rikkust. Ja mida on teatril õppida arvutimängudest? mulle tundub, et me oleme teatriga sellise koha peal, et varsti, võib-olla juba praegu, on teatri tegijatel, arvutimängu meestelt ja naistelt õppida seda, kuidas lugu jutustada. Arvan, et arvutimängude maailm avardab teatri tegijate võimalusi teatud vaataja emotsionaalse mälu kastide ja kirstude osas. Selliseid emotsionaalse mälu kirste ja kaste, nagu on arvutimängijate põlvkondadel, enne ei ole olnud. Teatritegijate poolt oleks rumal need võimalused kasutamata.